septembrikuu ehk siis number 9. Sa oled perfektsionist ja analüütik. Sa oled detailides väga tugev ja hooliv ja töökas. Sa tahad, et kõik oleks kvaliteetne ja õige. Sinu ülesanne on avastada oma sünniga kaasa antud andekus. Teie suguvõsas on uskumatult andekaid inimesi. Tulge varjust välja ja näidake ennast. Ehk siis number 9. september. See number 9 annab tegelikult sulle sellise väga tugeva intuitsiooni. Sul on esoteerilised võimed. Sa võib-olla oled sellest aru ka saanud, aga sa eitad seda. Miks siin on vihjatud sellele, et su ülesanne on teie suguvõsas andekate inimeste leidmine või mõistmine ka see, et sul on endal need anded olemas. Siis just nii nagu ma ütlesin, te varjate seda, te ei taha seda välja näidata ja see, et kuidas te aru saate, kui te olete konfliktis iseendaga, on see, et kas sa oled koguja või sa oled shopahoolik. Sul võib olla ka see komme, et sa venitad mingi asja tegemist hästi pikale. Sa kuidagi justkui oled valmis seda tegema, aga sa ikkagi ei tee seda ja sa ei tea ise ka, miks sa seda ei tee. Ja sul võib olla ka komme, et sa kannad oma mingisuguseid lemmikvanu asju, nii kaua kui nad ribadeks su küljest maha kukuvad ja nii edasi. Sa oled tegelikult väga hooliv ja sa oled väga oma peret hoidav. Pigem sa ostad hästi palju teistele kui see endale või siis vastupidi, võid sa hästi palju endale osta. Hästi armsast teise. Nii, aga et rohkem teada saada erinevates kuudes, siis mul on YouTube'is ka pikem video üles pandud. Mine käi uuri seda. Vaata, kas leiad oma tuttavate kohta midagi. Pane kommentaari sinna, jaga seda teistega. Ja leiad numbrite keele kohta informatsiooni Instagramis, TikTokis, Facebookis on suletud gruppi, aga avatud grupp, kus sa saad või leht siis, sa saad sinna kirjutada mulle Messengeri või siis kirjutada numbritekeel@gmail.com, kui sul on mingeid küsimusi. Ja hoia end kursis numeroloogia osas. Mina olen Merike, numeroloogia psühholoogia, see on numbrite keel. Tšau, tšau.